Tere, olen Eli Maajärv. Räägin, kas ja kuidas me saaksime oma muretsemisharjumust muuta. Võib ju väita, et tänapäeva maailmas ja praeguses olukorras on võimatu elada ilma muretsemata. Jah, kui sa valid seda uskuda, siis see on sinu jaoks tõde. Laulusalm ütleb, et igas hetkes peitub head ja halba. Igas hetkes peitub ka valik, kas ma keskendun heale või halvale. Kummale ma oma tähelepanu pööran, sellele ma annan oma elus jõud. Kõik tunded on inimlikud ja kõiki on mul õigus tunda. Kõige kasutum on kellelegi öelda rahune maha, sest käsu peale ei saa mitte keegi maha rahuneda. See tekitab hoopis veel suuremat vastuseisu. Kuidas aga saaks siis ennast aidata? Tuleks tähele panna, kus sa oma mõtetega oled. Kas sa oled tulevikus, siis sa muretsed, oled ärev, või oled minevikus, siis tunned süütunnet, kahetsust. Elu on aga siin ja praegu. Et olla siin ja praegu, tunneta oma keha. Liiguta oma jalgu, liiguta varbaid, tunne kindlat maad oma jalgade all. Sinu keha ei liigu, ei tulevikku ega minevikku. Keha on alati praegu. Ja kui sa oled oma kehas kohal, siis ei ole sul ka mingit põhjust muretseda. Järgmiseks küsi endalt, kui muremõte sind piinab, kas see mure on reaalne oht või fantaasia vili. Kui sa jalutad metsas ja kohtud karuga, siis ilmselgelt valitseb sind reaalne oht ja tuleb tegutseda. Kui see mure on aga sinu fantaasia vili stiilis, kuidas edasi, mis homme saab, siis harju endale ütlema stopp ja mõtle millelegi muule. Kas loe või mõnda luuletust või ümise lauluviisi ja sa hakkad varsti märkama, et need muremõtted ei hakkagi enam nii väga sageli ja tugevalt sind piinama ja piirama nagu varem. Väga hea viis on veel endale kehtestada mingi kellaaeg, mis kellast kellani sa muretsed. See võib tunduda veider, aga see mõjub väga hästi. Vali näiteks, et iga päev kella 1-2 on mu muretsemise tund ja kui mõni muremõte tuleb muul ajal, siis lükka see edasi. Ja kui see aeg on käes, siis muretse tõesti südamest. Muretse absurdini välja, nii et see sind ennast ka naerma ajab ja sa märkad, kui kaugele sa oma muremõtetega võid jõuda. Selle harjumusega sa võtad kontrolli ja jõu oma muremõtetelt ära.